Tšauki, sa oled jälle tagasi minu kanalil, aga kui sa oled uus, siis minu nimi on Lotta Laureen. Ise kindlasti võiksid mind subscribe ida. Tänaseks videoks on igasugused enamjaolt huvitavad juhtumid, mis on toimunud Bermuda kolmnurgas. Ja ka mõned siuksed asjad, mis võib-olla sa võiksid teada, mis Bermuda kolmnurgast on leitud. Meeldib see video, siis kindlasti pane pöidlad püsti, sest mul läks selle video planeerimiseks päris kaua aega. Alustame! See oleks nagu mingi ajalootund Lottaga, aga noh. Mis asi on Bermuda kolmnurk üldse? Bermuda kolmnurk on Bermuda saare Puerto Rico loodetipu Florida poolsaare lõunatipu vahel. Sadu inimesi paatide, laevade ja lennukitega on selle kadunuks jäänud ja mõned arvavad, et Bermudas toimuvad paranormaalsed nähtused. Mõned arvavad seda, aga mõned ei arva. Üks suurimaid ja tuntumaid kadumisi oli aastal 1945. 5. detsembril oli Bermuda kolmnurga piirkonnas õppelend nimega Lend 19. Õppelennul kadus ära 5 torpeedolennukit ja 14 lendurit. Arvatakse, et nad jäid hätta, sest et ilm halvenes ja nad eksisid ära ja kompassid ütlesid ülesse. Järgmine lugu toimus 30. jaanuaril 1948. Siis kadus lennuk nimega Avro Tudor 4 Star Tiger ilma jällegi jätmata. Hilisem uurimine paljastas, et lennukil oli katki läinud jahutussüsteem ja üks kompassidest. Arvatakse, et piloot sõitis madalamalt, et lennuki temperatuuri hoida, aga sellega läks kütust rohkem. Erik Newtoni sõnul juhtus selle lennukiga midagi väga ruttu, et ei juhtud teha hädakutsungit. Äge fakk ka siia. Esimene inimene, kes üldse teatas Bermuda kolmnurga ohust, oli Christopher Columbus. Ta kirjutas oma reisis, kuidas ta käis Bermuda kolmnurga sees käis, kuidas tema kompass lakkas töötamast, kuidas ta nägi tulekera taevas. Järgmine. Bermuda kolmnurga teadlased on juba lähtunud mitu aastast ühest teooriast, et ookeani põhjas peitub üks imelik energiaallikas, mis mõjutab selles ookeani piirkonnas liiklevaid lennukid, laevu ja paate. Järgmine. Bermuda mere põhjas on siis üks hiiglaslik püramiid, mis avastati juba 1968. aastal tänu Ray Brownile. Hiljem on selle megaehitis olemasolu kontrollinud Prantsusmaa, Saksamaa ja Ameerika Ühendriigi sukeldumisgrupid. Arvatakse, et ehitis on pärit Atlantise ajast. Seda on aastatuhandeid kasutatud kosmilise liikluse siinse poole ühe peamise sõlmepunktina. Ja vot siukese video oligi, kui sulle meeldis, pane kindlasti like, nagu ma ütlesin, ja kindlasti subscribe'i, sest et varsti on täis 400 subscriberit ja näeme varsti. Tšauki!